Me räägime siin vahepeal juttu, kavatame selle stardi kõigepealt ära. Nii, Toomas Repp nüüd teisest reast. Ärge nüüd Mikot kummuli lükati seal. Hea, et oli lai rada. Ardo Kuusik ja näete, Priit Eemel 2 Mart Heening, kellele siis selle hooaja absoluut ja seal me lähevad meetriga sõlme. Me peame hakkama nüüd siin rääkima. Ennuk on hea stardid, Eeli sõitis Valgamaa mees, nii et sai siin stardis üksi ühe kopsu ja näete, tagisõigus juhtub, aga ennast ikka seal Ailu läks siis katas kuidagi leppis kinni ja nüüd vist ei laeva enam välja. Tundub nii. Vene tehnika on selline, et ta võib piirata ja võõruda ja teha mis tahes. Seal turbarabast midagi vaatamas, nii ja nüüd ei ole mehed ühed ringil ja nii, no mis asja te nüüd korraldate? Oli viimane. Alates sellest hooajast on siis kasutusel ka jokker, ehk siis natukene pikem ring kui tavaline, mis on 15 sekundit ajaliselt pikem. Võistlejad ise valida. Numbriga
82 ja musta lipu, mis tähendab seda, et järgmise, ülejärgmise ringi, nii ja pealtvaatajad, kes te jällegi sinna kuskile kummide vahele ronite, kui te seda aru ometigi ei saa, et sinna ei tohi minna. Nii, ja Mart Henning näeb siis valestardi lippu. Karistuseks seismas valestardi eest ja nüüd talle seda uuesti näidatakse seda positsioonis paremalt. Nüüd on mingi õudne vahetus, aga mees sõidab esimest hooaega ka ja ilmselt ta ei tea lippuda vähem, ta kolmas, Raisaar neljas ja need mehed on nüüd kõik Jokkerist läbi käinud kõrast kindlasti. Ja vahepeal viskas siin Igor Kelgo automootorist suutsu, viskab praegu ka, aga tahab finiši lipu saada, vaatasin, et oli seda nägu, et läheb. Nii, start on antud taas esimene rida, siis need mainitud mehed, number 1 Olari Saardiid, number 9 Andres Jurtsiks, Saardiid Võrumanes, Jurtsiks Lätimanes. Sellist silmailu sellest sõidust väga ei paku, et Jürgis läheb ära, kuigi viimasele mingile läheb mehed, kui neist mööda tulevad. Jüri sõidab siin korraldust sellepärast, et mehed on tegelikult ühed ringil või Jüri Lindmets, võib-olla peakohtunik pole karjunud, et Jüri Lind 15 sekundit vahet. Ma arvan, et sellest ei piisa nii Lindmets ja järgmisel kohal siis Meelis Sirsnik number 14, siis nokkab kuidagi moodi ka Leimanist selle autoga ja number 88 Margus Sirsnik siis viimasel kohal hetkel olevatest, aga sinna kohe langeb Leima seal mehed käinud küll ja küll üle kuudi ka. Ja sõidub nüüd Jurtsitsile teine kohtum, et sõidetakse ilusti nii ja kas nüüd tegi Priit Teive ja äkki number 54 tagant, kas tegi vale stardi või tegi väga hea stardi, igatahes väga üllatusel. Ei ole mingit olnud nii võimsa stardi, kui veel vähegi sai, et ega tal kvalifikatsiooni aeg, mis oli 4.5 kuskile sinna kant, aga nagu näed, automehed ka mehed liidul edasi ja esimesel ringil käinud Mäesaar ja Allik ja näete, nüüd saavad mehed kokku, ehk siis Teive tegelikult kaotas ka Mäesaarele juba koha selle Jokkerist käimisele, küll edestas napid Allikut, nüüd on mehed täpselt Mäesaar tõuseb oma esimesel ringil käinud Jokkeriga repist mööda, ehk siis jõuab 12 sekundit ei jõua, 12 sekundit on vahet ja Mäesaar peaks enne minema. Tähelepanu veel kord paagimehed, näen, et esimesed tublid on juba Igor Kelguga eesotsas olemas ka. Paagimehed, palun ennast panna stardijoonele. Sest nagu eelmises sõidus lõpetati stardikohtade valimine, esimene rida number 3, Vaur Lillmann, Tartu mees, paagiga 53 mootoriga, klassi 53 mootoriga ja siis meie oma Lauri Leiter number 2 ja starditempo 88. 72. Vene tehnika on selline, et ta võib piirata ja võõrida ja teha mis tahes. Eesti võistluste bronss on Lauri Leiteri käes, siis meie Vendimaal Võromehe, aga kui nad ei suuda käitsema pagiga, siis täna võtab meistrivõistlustelt saab kuni 2 medalit, et saab. Vahepeal magasin maha Vahur Lillmanni krokodillipaagi, 53 mootoriga paagi on kerustus kokku saanud. Nüüd läheb seal veel nii meesmehe vastu võidusõiduks. Nii ja siin vahepeal Rain Saar teeb ikka päriselt, aga üks meest kindlasti tahtis tulla, kes siin möödunud hooajal usta tulnud, käis Magimaan kordukontile katuse, siis käis, aga mehed purunes turvarühmade kinnitus ja ta oli seal
kuskil käis ringiratast sees ja see ei olnud üldse hea, et mehele tuli jalgadele teha mitu õmblust, oli juba valmis siia sõitma tulema ja Rain Saar võttis selle ka tervisehull ja hüppe. Nüüd me Igor Kelmuga koha peale võideldes tegi umbes sama haavad kinni ja need paranevad ja ei tuldi mitte midagi. Paar päeva enne tankavõistlust sellistas ka mulle, ütles, et lihtsalt oli hakanud peagi kohutavalt valutama ja Veespaal Jaldenen valli püüdis. See on lahka läinud, aga teised kompromisside võitleja, mis hakkab finaalis toetama seda veel. Vahetad ilma nime sellest sõidust, Hellikule teine koht, kolmas koht sellest sõidust. Lauri Leiteline, mis esimene sõit nahka läks, Igor Kelk teeb päris korralikku külge ees sõitmist siin ja teeb ka korralikku sõitu. Temal ka väike lootus mängus ühe mootoriga magide klassis püüda. Ja Rain Saar, lätlane jäi veel sinna piirdevalli peale kõõluma, aga Leegiste Marek läks ja ma kahtlustan, et kui tal esimeses sõidus auto väga kolises ja nüüd tuleb sinist suitsu välja, siis päeva lõpuks on tema see, kes selle Eesti meistrivõistluste pronksmedali ära nokkib jällegi ja praegusel hetkelgi läheb ta kolmandale kohale. Nüüd võitlevad ainult selle peale, kes saab võistlused kõrgema karika ja päris kõrvuti nad sinna trampliini peale läksid, aga nüüd on Jurtsiv sisekurvis, Saarnid väliskurvis. Ja Jurtsivist hakkab ikkagi oma sisekurvi positsioon. Andris Jurtsivist vist esimese sõidu siin Taparajal muide tegi, aga üks 10 aastat tagasi Lätis Pilvedest pärit võidusõitja ja kohe sõitja mees Olari Saarnit, kes praegu Jokkerisse läks, kes on tegelikult ka väga rohkem või kaugemalt pärit kui lätlased, ehk siis sealt Eesti kõige kaugemast. Kes kus paras paukas, ta tõmbas nüüd raja kõrvale lihtsalt või lõpetas ta vallis, ma kahjuks seda nüüd tähele ei pane, see on raja piire ka, aga käis Jokkeris, siis Saarnit on praegu Lindmetsa kolmas, siis läks ka Jokkerisse, otsustas, et mis teha, ajad on sellised, siin on olnud võistlusi, kus on ka rohkem autosid, aga need on läinud Balti karikavõistluste arvestusse ja sealt on aga tekta nagu vanasti, kas või tund aega järjest, et nendel pole enam siin midagi suureks teha. Ja Andris Jurtsivile siis valmistanud Priit Teivee 54. Kuulame ära, me räägime siin vahepeal juttu, kavatame selle stardi kõigepealt ära. Nii, Toomas Repp nüüd teisest reast. Ärge kummuli lükati seal, hea, et oli lai rada. Ardo Kuus ja näete, Priit Teivee teeb jälle väga jätab 6.21 ees. 6 selles mõttes Ardo Kuus meie tegi. 54 Priit Teivee teine. Saadele sellist meie tegelast. Nii, siin tuleb jah 10 tööd korraga teha. Samas kinni, näete nüüd siin käib taga laim siis alates 4. kohast. Priit Teivee jäi 4. ja selle treidib Tauri Kuusis peab siis Jokkerisse minema 7. Mehed on viimasel ringil ja nüüd tuleb finiš ja Toomas Repp pole minu andmetel Jokkeris käinud. Kontrollime sellega pärast sõidu lõppu vastava tütarlapse käest, kes neid nimesid numbrid sinna kirja paneb ära, aga Toomas Reppile sellest sõidust läheb siis viimane koht. Ei ole midagi parata. Nii ja nüüd on meil siis see kõllatud, et finišid tuleb. Ehk siis selle sõidu võitja on Ardo Kuus ja teine koht läheb Andres Allikule. Ja ärge meelde finaalis sellist nalja tehke nagu mainitud, et need 3 tegelast on siin kindlasti kullapretendendis, võib-olla Illimar Hirsnikul seal tagant on number 6 ja 6 kõige raskem teha. Ringmäes on suure tahtmise ja suure jõuga mööda surunud ennast Priit Teivee eest, kelle auto ilmutab lagunud. Number 82 Mart Heening, kellele siis
selle hooaja absoluut ja seal me lähevad meetriga sõlme, me peame hakkama nüüd siin rääkima. Ja stardi keegi sõitis kellest üle juba. Tuleb siin esimesena ja pikka puuga esimene. Korda räägitud, et Võrumaa mees on sellel hooajal alus. Teisel kohal number 88 Rain Saar. Siis number 2 Lauri Leitner, number 72 Igor Kelk. Ja nagu te näete, need väikse pagi mehed kenasti kõik kolmekesi koos ja nendel kolmel Lauri Leitneril on need väikeste pagide aga ülejäänud väikse pagi mehed heitlevad siis oma klassis jubedale pronksile, nii et seal ei anda. Rain Saar ikkagi teisel kohal, Lauri Leitner kolmas, Igor Kelk neljas ja läheb nüüd Jokkerisse, mis mahub ja Marek Leegist kindlasti ka mõtet siin nüüd heidelda, sest temal on vaatanud hõbedale pronksile seni šansid kõige suurema. Teine kolmas mees Jokkerisse ei lähe ja Lilman muidugi on hakanud vahet vähendama siin kõvasti ja ega mis sai aga mehed on seni üsna täisgaasiga. Mina juurde väitan seda kurvi, ta ei sõitnud ka praegu siin viimase peale, et laseb ikka tagasi, aga samas Vahur Lilmanil on muidugi see häda, et väikselt jalgrattad võtab ees ja tegelikult see on uskumatu, et kiini rahe ja käib sinna, kuigi pagidel on võrgud ees ja meestel on viiulid peas ja ei ole! Ees ja kõik nii edasi, siis tegelikult kiini rahe käib, aga Lilman sellest kiirahest pääses ehk Rain Saarest mööda pääsenud ja nüüd Igor Kelk, kelle pagi on hommikul saadik suht võitsega oma klassis möödulikult. Ja nüüd selle sõidu siis kahjuks on jah, me teeme praegusel hetkel võib-olla ka sobiv koht vastatakse palju need elutad kaaluvad siis. Mida sa nüüd nii jooga? Ausalt öeldes jääb teile pigem alla poolteise tunni. Veoautot peaksid olema kuskile 2 tunni. Mis selle rahvad? Head. Maksmiseks, tuule puudumisest maksmiseks raha ei olnud, aga ilus ilma eest oli, nii et see ei ole mitte see, kui kiiresti sa sõidad, tähtis on see, et sa esimesena ja meil tõdeda, meie oma mees Lauri Leitner Keskerakonnast, Päike-Maarjast lõpetas selle sõidu esimesena, teenis omas klassis kindlasti ka meistritiitli ja teenis ka absoluutarvestuses Totti, sa tead, äkki hõbedale tõus ka, aga vist oli natuke liiga palju punkte. Ja Valgamees Rain Saar teeb ka tubli sõitu, jätab selja taha Igor Kelgu ja jätab selja taha täpsustusi veel kolmandaks ja see tähendab seda, et nüüd on nad ühe kaugel Leimanis Jokkeris käinud, Hirsnik Jokkeris käinud, nii ja tahaks nüüd loota, et Hirsnik kahekesi omavahel kokku ei sõida. Jokkerist välja tuleks seal natukene kitsas on, seal peavad meestel silmad lahti olema, et need, nagu mainis Hirsnik, sealt kolmandat kohta välja ei nuputanud ja ei üle. Aga näete, kui kaugele lendab kive, nii et jälgige ise ka natukene. Et kõik need etapid, Tapale sõida, neid Balti karikavõistluste sõite, loomulikult meie korralt lihtsalt Tapa õnnetus on see, et ta asub Põhja-Eestis, ehk siis lätlastel 250 lisakilomeetrit tulla ja saali tüüpi ajalt, et Tapa on täiesti omanäoline radade keskel. Nii, Andres Jultsins päris kindlad. Selle ringi peal on Olari Saarnid mööda pääsenud, kolmas eelmine ringi. Hea uudis Marko Tiinosele. Üle pingutad, seal võid auto üle kuudi Jokkeris ka ajada veel. Meelis Hirsnik tuleb, aga Meelis Hirsnik on vahepeal käinud kuskil seal turbarabast midagi vaatamas. Nii ja nüüd ei ole mehed ühel ringil ja nii, no mis asja te nüüd korraldate? Meelis Hirsnik ja Olari Saarnit ja nüüd Saarnit kuni Lindmets pääseb mööda, nii vahepeal teeb krahv, juba paremini kinni hoida. Küll Leimanis teab, et mis möödi autot tuleb tappa, mille nimel tuleb autot tappa. Ja üritab siin ikkagi veereda. See koha sai, et eks ma sinna ise ka meile juba rahulikult kabineti vaikuses kõik täpselt kokku. Olari saab kuni kedrata.
ja seda ta ka kohe teeb. Aga Meelis ükskord ka ei taha, vaadake sellised viisakad mehed on, sõidavad tassab vene, nii ma loodan, et seal vähemalt tagumistes punktides mehed näevad ka sinist lippu. Siin on nagu jalgratta aeglussõidu võistlus, kes sõidab aeglasemalt, aga et mitte ette jääda, nüüd on Jurtsisse sõidiga jalgustaan ja vähemalt peeglisse vaatavad need. Ei taha keegi kellestki mööda minna, nüüd jäi Jurtsis ka sinna taha veel rahulikult toppama, see Jurtsis. Sarnid on jällegi lähemale saanud nüüd, eks nad teevad see huvitavad seal ja sulgemist panna. Elagu Läti! Nii, ja selle pika loba taustal on Andres Jurtsis oma 10 ringi ära keerutanud, võtab kindla võidu mehel rusikas ka püsti, mul ainult hea meel, sellepärast, et nagu mainitud, tegemist on äärmiselt sümpaatse mehega, kuigi väljanägemine on küll selline, et kuskil pimedal Riia tänaval sellest ei tohiks, et ta üritab ikkagi tšempionina näidata, et tema ka kiiresti oskab sõita, aga Jurtsil on ka olnud siin selle ajal ja mul on Kustu Leimanis, aga tema tuleb veel eelmised ringid, nii et temale siis 5. koht ja eks ta punnib selle 5. kohta nüüd ka selle nimel nii. Nüüd on arvuline ülekaal muide seal Hirsnikel, 2 hirsnikut ja 1 saarnid, loodame, et mehed, eks ma olen siin korra juhtud, lihtsalt vaevalt, et seal mingid löömiseks läheb, aga ütlemiseks ikka meestel vahepeal läheb, eriti nagu siin enne juba hommikul mainitud, et senikaua kuni kiiver peas, senikaua võetakse igasuguseid asju, pärast boksis lepitakse jälle ära ja ollakse sõbrad edasi. Diisli võtnud, diisli on ka, oleks ikkagi kallimad. Diisli on jälle kapriisselt kihutada see Brunseriga punkti. No ei hakka hammast peale sellele. Hoopis tuli teisele poole. Tõmmati maas. Sai lõuga vist. Kes see? Koju. Enam-vähem. See pidi tulema kõige ägedam. Juba Eesti meistritiitel minu andmetel, kui ta juba siin stardib, siis tal see käes on, aga kindlasti ta siit etapivõitu tahab saada. Ja Ardo Kuus seest reast, et parima stardis vist ta läks, sai oma tahtmisega Teivejäetil, nüüd ma sain esimese ringil ometigi mindud sinna Jokkeris. Võib-olla see on õige, sest esimestel ringidel praegu teineteist takistavad ja pidurdavad. Kas nüüd, see on tehnikud ka võtta, aga Mäesaar on uuesti Ardo Kuusist mööda saab, nagu öeldud, et loodetavasti tuleb siin ikkagi põnev sõit, sest mehed on võrdsed ja teine kolmas teljast koht on teil mängus. Illuvar Tiiksel, kellel on väikesed võrdlused medalile. Aga tema tuleb siis Jokkeri kaudu ja Ardo Kuus võib-olla oli tõesti see taktika õige, et esimesel ringil käis kiiresti Jokkeris ära, nüüd saab rahulikult sõita, nüüd esimesed mehed on seal tolmukotis ja segavad teineteist, et võib-olla ei ole see tempo kõige suurem, aga kõigepealt on muidugi Andres Allikul veel Toomi Kuusis ka seal jalust natukene ees, nii ja seal on nüüd Priit Teivej, kas Andres Allikuga on vahe 15 sekundit. Indu tuleb. Tema on nüüd sellised õnnetusmehi, kes ei ole küll väga palju sõitnud, aga ette näidata ei ole. Täna on gaas puhkuse ja visadusega nagu mainitud. Ja võib-olla siis läheb üks hakkab ees nerveerima, teine hakkab taga pingutama, nagu mainitud, poolsõit on sõidetud, nüüd hakkab see füüsiline vastupidavus ka mängima. Ja see tundub kõrvalt, et mis see on, siis nägite pagisõidus ja hakkasid ikkagi mehed teisel pool ekkel ka tegelikult tempo natukene alla lastud ja Mäesaare ikkagi parajalt suurde ja vahet on päris korralikult sisse sõidetud. Nüüd siis 4. Viimar Hilsing kindlasti ka siuke pronksmedali muutus rahvast. Seda, et Ardo Kuus, üks tema konkurente, seisab raja ääres, aga selleks, et juba siin Mikk Mäesaar tüdrukutele lehvitama ja
meistritiitel, mäletate, aastaid tagasi sõitis veel 2 Mäesaart ehk mitu vanem. Sellised nii-öelda näpuka vahet on tegelikult, et lased see korra selle auto juurde ära, väga tempust. Nii, ja mis nüüd on? Kus on Mikk Mäesaart? Nagu öeldud, et siin täna hakkab veel toimuma ja Andres Allik juhtimas seda sõitu. Mikul ei olnud nagu mingit põhjust, et ei olnud auto nagu midagi. Toomas Repp teisel kohal, mis tähendab, et need mehed ka temal etapivõitu ei ole kindlasti ja nüüd sellel hooajal on täpselt ühe ringi kaugusel etapivõit. Toomas Repp ei ole kaugel temast, see vahe on kokku sõidetud. Ja Illimar Žilsnik, temal on ühe ringi kaugusel etapivõidust, oma esimesest etapivõidust, aga paistab niimoodi, et ikkagi Võrumaa mees võtab selle etapivõidu endale ja viienda mehele ja teine koht, nii et Toomas Reppi tahtis ka vist rallidele lehvistada, hakkas auto piust ära minema, pidi tagasi võtma, muidu oleks siin asi hulluks läinud. Mälu ei veta. Et tuleb, võtab siit 3. koha ära ja ei ole väga kaugel tegelikult ka meie oma Priit Teivee, aga Priidule siis sellel korral siiski karikate jagu ja Ertikul oli ka käsi rusikas püsti, tema teadis täpselt, et tema 3. Priit Teivee ja 4. sellel etapil. Ja 5. lõpetab Tauri Tuusis ning 2 meest siis kahjuks raja ääres ja 2 kiiret meest raja ääres, Mäesaar ja... Nii, aitäh teile ja kevadel reklaami, kui veoautokrossi toimub, küll siis tulevad ka reklaamid. Ootame teid täna jälle siis teid taaskord siia Tapa raja äärde ja vaatame, mis järgmisel hooajal edasi. Aga selleks hooajaks siis joon all ja meilgi aeg puhkuseks.